Tere! Räägime täna väärtuslikest püsirohumaadest ja väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetusest. Mina olen Kadri Kask, töötan Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis ja tegelen põllumajandusmaastike elurikkusega. Ja räägingi väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetusest ja veel kahest toetusest, mis on väärtuslike püsirohumaadega seotud. Ja pärast mind räägib Ott Luuk pärandkoosluste kaitseühingust püsirohumaade väärtustest, loodusväärtustest ja sellest, kuidas väärtuslikke püsirohumaid hakatakse inventeerima. Aga siis alustame toetustest. Seda toetust saavad kahte tüüpi püsirohumaad ja see on nüüd oluline tähele panna, et üks toetus, aga kahte erinevat tüüpi püsirohumaad. Esimesed nendest on kõrge loodusväärtusega püsirohumaa ja need on sellised püsirohumaad, mis on pikemat aega uuendamata, võib-olla juba 10 aastat või rohkem, ja kus siis kultuurtaimed hakkavad asenduma looduslike rohttaimedega või ta siis juba on liigirikas looduslike taimedega niit. Et kui me jätame püsirohumaa pikalt uuendamata, siis hakkavad looduslikud rohttaimed sinna tagasi tulema ja tõrjuvad välja siis kultuurliigid. Ja teine püsirohumaa tüüp selles toetuses on väljaspool kaitsevaid alasid asuvad pärandniidud. Pärandniidud on need, mis varem olid ka PLK nime all meile teada. Nad on siis Eesti Looduse Infosüsteemis eeliskirjas pärandniiduna ja nad ei saa pärandniidu hooldamise toetust ehk niittoetust, see tähendab, nad asuvad väljaspool kaitstavaid alasid. Ja nende erinevate püsirohumaade toetused algavad erinevatel aastatel, et kõrge loodusväärtusega püsirohumaa, mis olid siis pikalt uuendamata heinamaad või karjamaad, seda toetust saab taotleda alates 2025. aastast ja pärandniitudele, mis asuvad väljaspool kaitstavaid alasid, saab toetust taotleda alates 2024. aastast. Ja nendel erinevatel rohumaa tüüpidel on ka erinev toetusühiku määr. Et väljaspool kaitsealasid asuvatele pärandniitudele on toetusühiku määr 80 eurot hektari kohta aastas ja kõrge loodusväärtusega püsirohumaadele ehk vanadele heinamaadele ja karjamaadele on toetus 50 eurot hektari kohta aastas. Ja toetust saab vähemalt 90% ulatuses eksperdi poolt inventeeritud ja kaardile kantud kas siis kõrge loodusväärtusega püsirohumaa või väljaspool kaitsealasid asuvale pärandniidule. See tähendab seda, et toetust saavad ainult need maad, kus on käinud kohal ekspert ja inventeerinud siis ära selle, kas siis vana heinamaa karjamaa või väljaspool kaitsealasid asuvat pärandniidu ja saanud selle tulemuse, et jah, tõesti on tegemist siin väärtusliku püsirohumaaga, kus looduslikud taimed hakkavad tagasi tulema, see heinamaa või karjamaa hakkab muutuma poollooduslikuks ja sel juhul saab ta siis ka väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetust. Ja kui eksperdid on teie püsirohumaad üle vaadanud ja täitnud oma ankeedi ja öelnud, et jah, on tõesti tegemist väärtusliku püsirohumaaga, siis koostatakse nende maade kohta kaardikiht ja kui te võtate e-PRIA-s oma taotluse lahti, siis te näete, et siis kas teie maa on väärtuslik püsirohumaa või ta ei ole väärtuslik püsirohumaa. Ja kui ta on, siis tekib võimalus ka toetust küsida. Väärtusliku püsirohumaa toetus on seotud põhisissetuleku ehk BST toetusega ja see tähendab seda, et maa peab olema vähemalt 0,3 hektari suurune ja ta peab olema kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ehk siis põlluregistrisse, et kui te võtate taotluse lahti, siis oma väärtuslikke püsirohumaid te näete põlluregistrist, et minu põllud on siis see koht, kus neid vaadata ja ka need pärandniidud, mis on väljaspool kaitstavaid alasid ja mis saavad siis VPR toetust, on teil nähtavad põlluregistris. Need pärandniidud, mis on kaitsealadel ja saaksid pärandniidu hooldamise ehk niittoetust, on minu niidud PRIA taotlusel. Et need on siis erinevates kohtades, ehk siis oluline on siit meelde jätta, et väärtuslik püsirohumaa
peab olema PRIA põlluregistris ja ta vastab sel juhul ka siis PRIA põlluregistri nõuetele, minimaalne suurus 0,3 hektarit ja kehtib ka 50 puu reegel. Alates 2025. aastast saab võtta ka üheaastast tulemuspõhist lisategevust, kus siis taotleja hindab väärtuslikku püsirohumaad ise, mitte enam eksperte ei jaluta mööda niitu ankeediga ja ei hinda seda püsirohumaa olukorda, vaid seda teeb taotleja ise. Aga selle sisust ma siin praegu rohkem ei räägi, et kui see lisategevus tuleb, siis kirjutame abiks taotlejas lahti, et mida siis selleks tuleb teha. Nendele väärtuslikele püsirohumaadele saab võtta ka BEES-toetust ja saab võtta mahetoetust, nii et kõik toetused, mis on rohumaadele, on siis ka väärtuslikele püsirohumaadele avatud, kui see neile sobib. Ja kuidas siis teada anda oma väärtuslikest püsirohumaadest, et tuleksid eksperdid neid inventeerima? Selleks on veebileht Hea Põld, linki näete siin slaidil ja kui te klõpsate sinna, satute sellisele väikesele lihtsale teadaandmise lehele, kus lihtsalt tuleb siis panna kirja oma põllumassiivi number, oma kontakt ja öelda, et mul on selline vana heinamaa või karjamaa või liigirikas niit ja tulevad siis inventeerijad, inventeerivad ära teie niidu ja kui see on väärtuslik püsirohumaa, tekib teil siis võimalus toetust küsida. Mis on toetuse tegevuse nõuded? Mida siis tohib teha väärtuslikul püsirohumaal, mida ei tohi? Väärtuslikku püsirohumaad võib niita, võib ja tuleb niita, karjatada ja võib ka hekseldada, et vältida ebasoovitava taimestiku teket, aga hekseldamisele on seatud siis piirang, et hekseldada võib alates 1. augustist ja see kuupäev on valitud selle järgi, et enne seda saavad siis putukad, pisimetajad, linnud ja ka taimed oma elu ära elada ja alates 1. augustist võib siis seda maad ka hekseldada. Ja siin ei ole sellist nõuet, nagu on pärandniidu hooldamisel, kus hein tuleb niidult eemaldada, et siin võib siis niite kui heksli maha jätta. Ja maad tuleb hoida rohukamaras, see on võib-olla kõige olulisem nõue, see tähendab, et ei tehta mingisuguseid mullaharimistöid, ei künta, kultiveerita, koorita, randaalita, freesita ja rohukamarat siis ei tohi kahjustada, küll aga on lubatud metssigade poolt üles tõmbutud maad siluda. Ei tohi seda püsirohumaad uuendada ja ei tohi ka üle karjatada, et see on ka seotud siis rohukamaras hoidmisega. Ja samuti ei tohi kasutada väetist, reovesetet ega keemilist taimekaitsevahendit. Ehk siis sisuliselt on tegemist 5-aastase toetusega, me jätame 5 aastaks väärtusliku püsirohumaa rahule, me niidame või hekseldame või karjatame seda, aga midagi muud seal ei tee ja ootame siis, et ta muutuks poollooduslikuks. Et see ongi siis võib-olla kõige sügavam selle toetuse mõte. Nüüd järgmine toetus, mis on seotud ka väärtuslike püsirohumaadega, on turvas ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitsetoetus. Ja see tähendab siis seda, et kui teil on sellised maad, mis on mullakaitsetoetuse õiguslikud, ehk siis turvasmullad ja erodeeritud murrad, sel juhul on teil võimalik valida, kas te tahate võtta muldtoetust, mis on siis mullakaitsetoetus kõikidele turvasmulla ja erodeeritud muldadega aladele. Kas te soovite võtta lihtsalt väärtuslikku püsirohumaa ehk VPR-toetust, millest ma just eelnevalt rääkisin, või siis nende kahe kombinatsiooni, mis on siis turvas ja erodeeritud mullaga väärtuslik püsirohumaa ja põhimõtteliselt, kus on siis kokku pandud muldtoetuse ja väärtusliku püsirohumaa toetuse nõuded ja on siis võimalik valida ka seda. Ja samuti 5-aastane kohustus, toetuse ühikumäär on 100 eurot hektari kohta, kuna on siis nii-öelda liidetud mullakaitsetoetus ja väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus, siis on ühikumäär natuke suurem, kui siis oleks kummagil eraldi. Ja nõuded on samamoodi siis põhimõtteliselt kombinatsioon mullakaitsetoetusest, et siin on meil 2 eesmärki, et me kaitseme siis vähemalt 70% turvasmulla või erodeeritud eluviaalmuldade kompleksi osatähtsusega rohumaad ja meil on siis 90% ulatuses inventeeritud väärtuslik
püsirohumaa ja samamoodi siis kas väljaspool kaitsealasid asuv pärandniit või kõrge loodusväärtusega püsirohumaa ehk siis vana karja või heinamaa. Ja tulevad mulla poole pealt nüüd juurde seotus KSM ehk keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlemisega või peab siis taotlejal olema vähemalt 0,2 loomühikuid, veiseid, lambaid või kitsi. Ja tasub nüüd tähele panna, et need 2024. aasta toetuse nõuded ja alates 2025. aastast on plaanis neid nõudeid natuke paindlikumaks muuta, ehk siis et oleks rohkematel taotlejatel, tootjatel võimalik seda toetust saada. Et hetkel on see nõue selline. Ja samuti tuleb siis läbida kohustuslik koolitus, võib võtta mullakaitsekoolituse või pärandniidu hooldamise koolituse. Ja koolitus peab olema läbitud hiljemalt teise kohustuse aasta 1. detsembriks. Ja tegevuse nõuded põhimõtteliselt samad kui väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetuse nõuded. Rohumaad tuleb hoida rohukamaras, see tähendab, ei tehta rohukamarat kahjustavaid mullaharimistöid. Endiselt metssigade poolt tõngutud maad on lubatud siluda. Ei tohi rohumaad uuendada ja ei tohi üle karjatada. On keelatud väetis ja keemiline taimekaitsevahend, aga mulla poole pealt siis lisanduvad 2 nõuet, et pärast 1. novembrit ei tohi alal loomi pidada ja karjatatavale loomadele ei tohi anda lisasööta, välja arvatud mineraalsööt. Et 2 nõuet on siis mullakaitsetoetuse poolt siin lisandunud. Lihtsalt väärtusliku püsirohumaa hooldamise toetuse puhul võivad olla loomad ka läbi aasta väärtuslikul püsirohumaal. Samas kehtib endiselt ülekarjatamise keeld ja on lubatud anda siis loomadele seal ka lisasööta. Aga kuna rohukamara kahjustamine on keelatud, siis kindlasti oleks soovitatav mitte teha siis söödaplats väärtuslikule püsirohumaale, vaid võimalusel kuskile sinna kõrvale. Ja 3. toetus, millest räägime, on põhjavee kaitsealal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitsetoetus. Et siin slaidide peal on ka lühendid, mida enamasti kasutatakse. Ja kui eelmine oli siis mullakaitse ja väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus omavahel kokku pandud, siis siin on mõeldud siis toetus sellistele väärtuslikele püsirohumaadele, mis asuvad kaitsmata või vähekaitstud põhjaveega aladel, mida on Eestis üksjagu palju. Ja siit samamoodi, kui on inventeeritud väärtuslik püsirohumaa ja see asub kaitsmata põhjaveega alal, siis saab valida, kas soovite võtta põhjavee kaitsetoetust, kas soovite võtta lihtsalt väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetust või valite põhjavesi VPR toetuse, kus siis need 2 on kombineeritud ja jällegi ühikumäär on selle võrra suurem. Ka kohustus 5 järjestikust kalendriaastat ja ühikumäärad kas siis 220 või 110 eurot sõltuvalt sellest, kui suure hulga, kui suure protsendi moodustab siis rohumaa kohustuse aastal kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaast. Nõuded maale jällegi vähemalt 0,3 hektarit ja peab asuma siis vähemalt 50% ulatuses kaitsmata põhjaveega alal või olulisel allika- ja karstialal või millel asub allikas või karstivorm ja peab siis vastama ka väärtusliku püsirohumaa nõuetele ehk olema siis vähemalt 90% ulatuses eksperdi poolt inventeeritud. Väljaspool kaitstavaid alasid asub pärandniit või kõrge loodusväärtusega püsirohumaa. Et kui te teete oma e-PRIAs taotluse lahti, siis te näete kõiki neid kaardikihte ja on juba näha, kas mõni teie heina- või karjamaadest on siis kas väärtuslik püsirohumaa või turvas mullaalal või kaitsmata põhjaveega alal. Aga kaitsmata põhjaveega alaga kalakaardid on nähtavad ka Maa-ameti kaardirakenduses, nii et saab kohe vaadata, et kas minu põllud jäävad kaitsmata põhjaveega alale. Ja nõuded taotlejale ka sarnased mullakaitsetoetusele, kas siis keskkonnasõbraliku majandamise toetuse võtmine või vähemalt 0,2 loomühikut, veisid, lambad või kitsi, samuti muudetakse 2025. aastal.
ja koolitus on kohustuslik ja võib siis valida kas veekaitse või pärandniidu hooldamise koolituse ja see peab olema läbitud hiljemalt teise kohustuse aasta 1. detsembriks. Toetuse tegevuse nõuded ka sarnased. Kõige olulisem, et rohumaad hoitakse rohukamaras, rohukamarat ei tohi kahjustada, ei tohi uuendada, ülekarjatamine on keelatud, keelatud on väetise ja keemilise taimekaitsevahendi kasutamine ja samuti siis erinevalt väärtusliku püsirohumaa toetusest pärast 1. novembrit ei tohi alal loomi pidada ja loomadele ei tohi anda ka lisasööta, välja arvatud siis mineraal ja sool. Ja siin slaidil on välja toodud siis toetuste lingid, et need ei vii Riigi Teatajasse toetuse määrusele, vaid viivad PRIA kodulehele, kust siis tasub vaadata nii määrust, määruse seletuskirja, aga võib-olla kõige olulisem, mida sealt lugeda, on hoopis abiks taotlejale. Et abiks taotlejale, kui te selle lahti teete, ta tundub küll pikk, aga seal on sisukord sees ja seal on väga täpselt lahti kirjutatud, mida tohib teha, mida ei tohi teha, kuidas seda toetust taotletakse, millised on taotlemise nõuded ja kõik ka muu kontrollinõuded, mis PRIA-d puudutavad. Et ma väga soovitaks lugeda iga toetuse juures siis abiks taotlejale kõigepealt ja see on suhteliselt kenasti lahti kirjutatud, arusaadavalt kõigile. Oleme lisanud siia ka ühe rohumaade toetuste kattuvuse tabeli, et siin on nüüd toodud erinevad toetused, mida üldse saab erinevatele rohumaadele võtta. Et enamasti on nad siis püsirohumaadele ja natuke tumedamaks värvitud siis väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus, väärtusliku püsirohumaa ja mullakaitse toetus ja väärtusliku püsirohumaa ja põhjaveekaitse toetus. Ja need on siis kõik 5-aastased ja valikus on siis kas üks või teine. Et kuhu ei saa väärtuslikku püsirohumaa toetust võtta, kui nüüd teiste toetustega võrrelda, siis ei saa võtta korraga väärtuslikku püsirohumaa toetust ja pärandniidu hooldamise toetust, kuna need maad ei kattu. Et pärandniidu hooldamise toetus on kaitsealadel asuvatele pärandniitudele ja väärtusliku püsirohumaa toetus on nendele pärandniitudele, mis on väljaspool kaitsealasid. Aga samuti, kui te teete taotlusel oma põldude registri ja niitude registri lahti, siis te juba näete, mida ja millele siis võtta saab. Ja samuti ei saa võtta väärtuslikku püsirohumaa toetust korraga pinnavee kaitsetoetusega. Et seal on siis ka valik. Aga siis kõigile neile saab võtta põhisissetuleku ehk BEES-toetust, mahetoetust ja väärtuslikele püsirohumaadele saab võtta ka KSM rohumaa toetust. Et see on siin siis ka välja toodud ja võib-olla oluline teada. Ja andke ikka oma väärtuslikest püsirohumaadest meile teada Heapõld veebilehel ja kui teil on lisainfot vaja ja küsimusi, siis kirjutage kas Rufus Trepile või Kadri Kasele Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumisse. Head taotlemist! tere, mina olen Ott Luuk Pärandkoosluste Kaitse Ühingust ja mina räägin natuke sellest, mida siis kujutavad need loodusväärtused püsirohumaadel endast täpsemalt. Ehk siis, kuidas me neid väärtuslikke püsirohumaid eristame muudest rohumaadest. Alustuseks, kui räägitakse Eesti looduse väärtustest, siis esimese mõttena võib-olla tuleb pähe kas puutumatu rabamaastik või põlismets, aga niitusid, rohumaid üldisemalt kiputakse pidama natukene teisejärgulisteks. Aga tegelikult see on pigem ikkagi eksiarvamus ja niidukooslused on kindlasti Eesti maastiku selline lahutamatu ja väga kõrge väärtusega osa, mis siis peegeldab ka Eesti inimeste jõupingutusi siin aastasadade kestel ja koos meie loodusega on siis kujunenud väga liigirikkad, ilusad rohumaad, mis on meie maastiku üheks põhiliseks väärtuseks. Siis kui me räägime väärtusest, siis alati võib neid jagada mitmeti. Et
loodusväärtused ja inimese soovid vahetevahel on nii-öelda vastandsuundades ja nii kipub olema ka rohumaade hooldamisega. Selliseid heina- ja karjamaid siis on terve erinev spekter, mille ühes otsas on pärandniidud, väga pika traditsioonilise majandamisajalooga kooslused, kus domineerib siis looduslik elustik ja mida hooldatakse eeskätt just lähtuvalt selle elurikkuse hoidmisest. Ja teises spektri otsas on siis lühiajalised kultuurrohumaad. Sisuliselt on siis tegu olukorraga, kus põllukultuurina kasvatatakse heintaimi sööda varumiseks ja need on siis täielikult põllumehe kujundatud kooslused, kus valitsevad intensiivsed hooldusvõtted. Niisugust kooslust on väga lihtne majandada, kasutada, toota sealt sööta, aga selle arvel kipuvad siis loodusväärtused kannatama. Ja püsirohumaadena hooldatud alasid on siis väga mitmesuguseid, mõned neist sarnanevad või ongi juba pärandniidud, mõned on väga sarnased lühiajalistele kultuurrohumaadele. Need on siis need püsirohumaad, mida on väga värskelt uuendatud või kus on sisse külvatud väga sellised agressiivselt levivad kultuurtaimed. Samuti leidub sellist väiksema loodusväärtusega püsirohumaade seas siis endisi põllumaid, siis näiteks teraviljapõld, mis on jäänud mõneks ajaks sööti, seejärel on temast kujundatud rohumaa ja nii-öelda looduslikule niidule omased liigid ei ole sinna veel tagasi jõudnud. Aga selle väärtuslike püsirohumaade ehk VPR toetusmeetme alla siis kuuluvad eeskätt püsirohumaad, mis on nii-öelda pärandniidu väärtustele juba lähedased või siis, mis ongi juba sisuliselt pärandniidud. Pärandniidud on varasemas terminoloogias kandnud ka nimetust poollooduslikud kooslused ehk PLK-d ja need on siis nii-öelda niidukoosluste loodusväärtuste sellised tippalad. Selleks, et pärandniidu hooldamise eest toetust saada, peab ta siis vastama Natura elupaigatüüpidele ja seda vastavust kontrollitakse inventuuriga, kus siis inventeerija kaardistab selle elupaiga piirid, määrab tüübi, oma seisundihinnangud ja mis siis neid pärandniite iseloomustab. Enamasti nad on olnud niidetavad või karjatatavad juba sajand, võib-olla 2 sajandit. Kehvemal juhul on nad vahepeal ka hüljatud, seejärel taastatud, aga neid ei ole reeglina põllustatud või on nii-öelda viljapõlluna kasutamisest väga kaua aega möödas, nii et see looduslik taimestik on sinna tagasi tulnud, aga kuna seal ei ole nii-öelda klassikalist põllutööd tehtud, siis nendel aladel puid, põõsaid, auke, kive, üleujutatavaid osi, et nende hooldamine võib tegelikult olla võrdlemisi keerukas ja selle kompenseerimiseks ongi siis juba pikemat aega olemas toetusmeetmed. Vähemalt kaitsealadel on olnud see nii-öelda BLK hooldustoetusena, kaasajal siis nimetatakse seda niittoetusmeetmeks, aga pärandniidud üldiselt siiski ei tunnista kaitsealade piire ja kuigi
neid on väljaspool kaitsealasid seni inventeeritud suhteliselt vähe, siis väärtuselt ja olemuselt pärandniiduks sobivaid alasid kahtlemata leidub väljaspool kaitsealasid omajagu. Ja nüüdsest on siis võimalik nendele väljaspool kaitsealasid asuvatele pärandniitudele ka peale inventeerimist võtta VPR toetust. Pärandniit kui selline on siis nii-öelda see ideaalne rohumaa seisund, kui vaadata loodusväärtuste seisukohast, aga see ei tähenda, et kultuurrohumaadel või kunagistel kultuurrohumaadel mingisuguseid loodusväärtusi ei oleks. Ja üldiselt on tendents sedapidi, et kui kultuurrohumaa jätta suhteliselt rahule, teda mitte ümber küünda ega sinna rohumaa segu peale külvata, siis ta hakkab vaikselt kujunema uuesti looduslikumaks ja väga pika aja jooksul võiks temast siis taaskord saada pärandniit. Siin on mõned erandid, näiteks juhul, kui sellel rohumaal on invasiivsed võõrliigid, mis kipuvad seal tugevalt vohama, siis lihtsalt nii-öelda traditsioonilisest heinateost või karjatamisest ei pruugi üldse piisata ja see niit võib olla nii-öelda loodusliku arengu suunalt lõplikult kõrvale juhitud, et siis tuleb midagi ette võtta selleks, et need võõrliigid sealt välja tõrjuda. Aga see, mis ühest keskmisest püsirohumaast saab, kui teda ei uuendata ega muul moel intensiivselt tema arengusse ei sekkuta, see sõltub väga tugevalt sellest, missugusel mullal ta asub, missugused on siis täpselt need hooldusvõtted, kas niidetakse, karjatatakse. Väga palju sõltub ka sellest, mis on tehtud varem. Et kui ala on olnud varem põld, siis on tema taastumine raskem. Kui ta on olnud aastakümneid lihtsalt rohumaana kasutuses, siis on see mõnevõrra kergem. Oluline on ka ümbrus, siis kui piirnevatel aladel on liigirikkad kooslused, siis on neid liike, kes saavad nii-öelda seda püsirohumaad rikastama tagasi tulla. Aga kui ümberkaudu on ainult intensiivselt hooldatav põllumaa, siis neid niiduelanikke sealt tulemas ei ole ja selliste alade taastumine on ka suhteliselt raske. Missugust kasu siis on sellest alast, mis vaikselt loodusliku rohumaa või pärandniidu suunas areneb? Need väärtuslikud püsirohumaad on niisugused mõõdukad kooslused, neilt ei ole põhjust oodata, et seal hakkaksid elama kõige rangema kategooria kaitsealused liigid või mingisugused väga spetsiifiliste vajadustega taimed-loomad, aga nad on väga väärtuslikud sellise üldise avamaa koosluste sidususe tagamise juures, et liigid, kes elavad nendel kõige paremini säilinud, kõige ilusamatel niidulaikudel, saaksid nende laikude selliste saarekeste vahel liikuda mööda siis natukene kultuursemaid rohumaid ja ühtlasi võivad siis sellised püsirohumaad moodustada ka puhvreid ümber märksa tundlikumate koosluste, siis takistavad näiteks põllumajanduskemikaalide leviku kaitsealustele, näiteks sookooslustele või pärandniitudele ja loomulikult ei ole tühised ka need niiduliigid, kes siis ei pruugi olla küll
kaitsealused või väga ohustatud, aga kes sellegipoolest nendele püsirohumaadele elama kolivad. Ja kui neid arengujärgus püsirohumaid õigesti hooldada, siis pikas perspektiivis muutuvad nad võrdseteks tänaste pärandniitudega. See on sisuliselt ainult aja küsimus. Aga nende väärtuslike püsirohumaade küsimus ei ole mitte ainult looduse teenimine inimese arvelt, sest kahtlemata võib nii-öelda saagikus mõnevõrra kannatada selle arvelt, kui neid niite ei väetata ega uuendata, aga see aitab pikas perspektiivis ikkagi ka meie elu paremaks muuta, aitab tagada selle, et meil on puhas põhjavesi, et mullaelustik toimib ja elab ja need nii-öelda kasulikud teenused, mida siis püsirohumaad pakuvad, nimetatakse üldiselt ökosüsteemi teenusteks. See on niisugune raamistik, milles siis on püütud hinnata majanduslikku kasu, mida looduslikud kooslused pakuvad. Siin enamus nendest ökosüsteemi teenustest on sellised, mis ei ole otseselt, nad ei piirne otseselt selle rohumaa piiriga, vaid nad lekivad sealt väljapoole. Näiteks hea näide on tolmeldajad, keda näiteks iga puuviljaaiaga talupidaja kevadel oma aeda ootab, et nad siis viljapuude õisi tolmeldaksid. Aga nende tolmeldajate ees on suur probleem see, et nad peavad kuskilt leidma toitu terve suve läbi. Kui meil on ainult väga intensiivselt mitu korda niidetavad rohumaad, kus õisi peaaegu ei leidu või ainult teraviljapõllud maastikus, siis tekivad nende tolmeldajate toiduvarusse sellised ajalised lüngad, kus nad põhimõtteliselt ei saa kuskilt kätte nektarit ega õietolmu. Seevastu liigirikas rohumaa, kus on palju erinevatel aegadel õitsevaid taimi, pakub niisugust püsivat toiduallikat ja seega tagab ka meile meeldivate kultuurtaimede tolmeldamist. Mööda ei tohi vaadata ka esteetilisest väärtusest, mis niitudel on. Et kahtlemata on rohumaad kui sellised, heinategu ja karjakasvatus sellised Eesti identiteedile põhiomased asjad ja need looduslikuma ilmega rohumaad on just need, mis aitavad seda maastikus ka markeerida. Kuna liigirikkusega tuleb kaasa selline tore asi, et erinevad liigid taluvad erinevaid tingimusi, siis on need pärandniidu suunas arenenud rohumaad ka paremini valmis erinevate selliste ebasoodsate ilmastikutingimuste üleelamiseks, kui tuleb väga tugev põud või vastupidi, ootamatu üleujutus, mida siin kliimamuutustega seoses võib juhtuda ühte koma teist, siis kui liike on rohumaal palju, siis vähemalt mõned neist tulevad ikkagi toime ja tagavad söödavarumise võimalused ka tulevikuks, isegi kui see saagikus siis hektarilt jääb natukene väiksemaks, aga vähemalt midagi. Ja selline nii-öelda pragmaatilisem osa sellest rohevõrgustiku toetamisest on ka see, et kui niisugused suhteliselt mõõdukate meetmete, võtetega tagatavad rohealad, nagu need väärtuslikud püsirohumaad seda on,
tagavad meie elurikkuse säilimise ja ökosüsteemide toimimise, siis ühtlasi on meil vähem vajadust rangete piirangute järele. Seda, millised väärtused ühel või teisel rohumaal on, siis selgitatakse välja inventuuriga ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing, kus mina töötan, asub siis sel suvel selle inventuuriga tegelema. Slaidil on siin näha ka inventuuri juhendist sellele seatud eesmärk, mis on siis leida ja säilitada põllumajandusmaastiku liigirikkamad ja potentsiaalselt pärandniitudeks taastuvad rohumaad ja siis sellega aitame tagada avakoosluste võrgustiku säilimist ja toetame elurikkust. Et inventeerija hindab siis välitöödel ala sellist üldist seisundit ja maakasutust, uurib, missuguseid märke on seal minevikust, see on kündmise, külvamise jäljed näiteks, võimalusel siis suhtleme ka maaomanikuga, uurime, missugune see maakasutuse ajalugu antud alal on, aga siis hetkeolukorda kõige selgemalt peegeldab ikkagi rohumaal taimestik, selle liigiline koosseis. Paneme kirja sisuliselt kõik taimeliigid, mida me seal rohumaal näeme ja hindame ka seda rohumaa taimestiku struktuuri, et kas seal on nii-öelda vähesed dominantsed liigid, mis kipuvad teisi alla suruma, kas seal on liigirikkaid laike või on kõik ühtlaselt ühetaoline, siis väga tähtsaks peame ka selle rohumaa asukohta maastikus ja seda, mis teda ümbritseb. Et ühtepidi lisab niidule väärtust, kui ta asub sellises maastikus, kus niitusid, erineva väärtusega rohumaid on palju ja siis ta moodustab seal nii-öelda seda sidusat võrgustikku, toetab sellist suuremat pilti kompleksis ülejäänud kooslustega. Aga teistpidi on väärtuslikud ka sellised rohumaad, mis asuvad siis väga intensiivselt põllustatud piirkondades või ka sellistes kantides, kus ümberringi on ainult metsamaad. Et niisugused niidud siis pakuvad hädavajalikku sellist pelgupaika nendele niiduliikidele, kes seal on, et sidusus antud näites võib siis olla nõrgem, aga see-eest on tegu sellise tuumikalaga, mis võiks siis levitada oma väärtusi ka oma piiridest väljapoole. Maastikulise konteksti juurde kuuluvad ka seosed veekaitsega, mullastikukaitsega, näiteks ka paiknemine kaitsealade peal või piirialadel, et kõik need elemendid siis lisavad niidule väärtust. Ja siis viimane element on laias laastus taastumispotentsiaal, siis selle kõrgema loodusväärtuse suunas. Seda taastumispotentsiaali näeb siis esiteks sellest, kas on mingisuguseid märke juba sellele niidukooslusele looduslikult omaste liikide sisserändest, kas näiteks servades on liigirikkad ribad või laigud, siis tähtis on loomulikult ka piirnevate alade iseloom. Kui naabruses
on mõni pärandniit või muidu liigirikas kooslus, siis on taastumispotentsiaal kindlasti kõrgem, sest liigifond on seal olemas. Ala üldilme juurde kuuluvad ka elurikkust toetavad maastikuelemendid, näiteks põlispuud, ajaloolised kiviaiad, tiigid, puude ribad, sellised asjad samuti kuuluvad siis inventuuril tähelepandavate elementide hulka. Ja selle kõige põhjal täidab inventeerija ankeedi ja teeb siis lõpuks otsuse, kas tegu on pärandniiduga, väärtusliku püsirohumaaga, mis siis on VPR toetusõiguslik, või siis, kui alal on ikkagi seisund kehv ja või on näiteks teda väga hiljuti uuendatud, siis ka võib juhtuda, et ta ei kuulu nende väärtuslike püsirohumaade hulka. Aga seda, kas see püsirohumaa on toetusõiguslik või mitte VPR-i kontekstis, saab siis teada läbi inventuuri ja enda püsirohumaid saate inventuuriks anda üles veebilehel heapõld.ee/VPR, mille aadressi näete ka siin ekraanil. Aitäh!